hea Usuteaduse Instituudi õppija, õppejõud, töötaja, toetaja ja sõber. Tere tulemast osa saama Usuteaduse Instituudi veebikeskkonnas edasi antavast jõulupalvusest. On advendiaeg, Kristuse tulemisaeg, anno Domini 2020. Ja need, kes me peame Usuteaduse Instituuti oma alma materiks, teame, et üks selle kooli kõige olulisematest ja ilusamatest tavadest ja traditsioonidest on iga aasta 2. või 3. advendinädalal toimuv jõulujumalateenistus Püha Vaimu kirikus või mõnikord ka Toomkirikus ja järgnev instituudi jõulupuu Püha Vaimu tänava õppehoones, kuhu tavapäraselt kogunevad lisaks õppejõududele ja üliõpilastele ja majatöötajatele ka vilistlased ja instituudi sõbrad. Ja need koosviibimised hea söögi, lauakõnede, vaimulike laulude, viktoriini, mõnusate vestlustega on olnud paljude jaoks meist, kaasa arvatud mu enda jaoks, üheks aasta ja advendiaja kõrghetkeks. Sel aastal on kõik teisiti ja detsembrikuus, nii nagu paljud teisedki koolid ja kõrgkoolid, on Usuteaduse Instituut distantsõppel, maja on suletud, me ei saa koguneda ühisele jumalateenistusele ja jõulupeole. Küllap selleski ajas on meile midagi õpetlikku. Küllap selle aja nende olude ja tingimuste kaudu tahab Jumal meile midagi olulist öelda. Et pisutki asendada ärajäävat ühist jõulujumalateenistust ja pidu, oleme me kokku pannud järgneva palvuse, kus jõulumõtteid jagab meie armastatud dekaan, professor doktor Randart Asmut ja orelit mängivad meie kirikumuusika osakonna õppejõud Kersti Petermann ja Kristel Aer. Tere tulemast kuulama, kaasa mõtlema, palvetama, tundma, et pühade osadus seob meid üle aja ja ruumi, et ka sellisel viisil võime tunda endid ühe perena, valmistuda saabuvateks Kristuse sündimise pühadeks ja loota, et viiruse ohu taandudes ja raskete aegade möödudes võime taas kokku tulla tugevamatena ja elusamatena. Tervitan sind detsembrikuu vaimuliku juhtsõnaga psalmist 37. Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa.
teenistusel tähele pühakirja sõna Matteuse evangeeliumist. Jeesus Kristuse sündimisega oli nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õige ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned temale nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Ennäe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Head üliõpilased, eks ole sellel aastal nõnda, et kui te tudengitena jõuluteenistusele kogunesite, siis oli distantspalvus juba alanud. Aga jõulud on oma aluselt ka mõneti distantspühad 2000 aasta ning mitme tuhande kilomeetri kaugusel. Siiski jõuavad jõulud meile ja nende lähenedes elavnevad mälestused Jeesuse sündimisest Betlemmas ja karjastest, kes oma karja hoides inglite teadaannet ja laulu kuulsid. Luuka evangeeliumi tekst on meile tuttavlikult armas ning Matteuse evangeelium seostub küll pigem idamaa tarkade külastusega, kuid siiski kutsub ka Matteus meid osa saama Jeesuse sünni sügavast sõnumist. Evangelist viib meid pühakirja kaudu selle Vanatestamendi süvakihtidesse. Jeesus Kristus on Abrahami poeg, on Taaveti poeg, on esiisade poeg, on kuninga poeg. Ta on mitmekordsete teostluste poeg. Ta on pika õndsusliini lõpetaja ja pea ning tähtsaim kõikidest. Ta on see, kelle pärast kirjutati evangeelium. Ta on see, kelles läks täide pühakiri issanda kõnena prohvet Jesaja kaudu. Ennäe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. Jeesus on see elav allikas, kes heidab valgust möödunud sajandite prohvetite sõnadele ja annab neile tähenduse. Maarja imelisest lapse ootele saamisest evangelist meile ei räägi, aga eeldab, et tema ajal oli see koguduse keskel tuntud ning vajalik järgneva loo mõistmiseks. Joosep ise ei olnud saladuste tagapõhjast teadlik. Samuti ei jutusta evangelist Jeesuse sündimisest kui sündmusest, vaid selle tulemusest. Matteuse jõulusõnum rõhutab seda, et kõik Jeesuse sünniga seotu on Jumala poolt soovitud, olles osalt varjatud, ent kõige tähtsamas ilmsiks saanud. Teile on sündinud poeg, kes on Jeesus ja kelle sünd kinnitab Jumala enda tegusid. Immanuel, Jumal on meiega. Pühakiri näitab, kuidas püha vaim on läbi aegade seotud Jumala loova ja eluandva väega. Üksnes Jumala arm on see, mis esiemade emakoja tavas. Patriarhidele järeltuleva soo kinkis ja sellega oma õndsusi, tõotusi läbi inimliku sigimatuse ja kõikide ohtude ellu viis. Iisak palus issandat oma naise Rebeka pärast ja Rebeka sai viljakaks. Jumal avas Lea ja Raaheli üsad ja nad said pojad. Iga uus sünd on Jumala arm
ja Matteus tuletab meile meelde, et Jumal on ainus looja ja ainus eluandja ning teeb seda talle eriomasel viisil. See ongi õndsuslugu, mis näitab, kuidas Jumala isalik hool avaldub kõiges, mis Jeesuse läkitamisega kaasneb ja kaasnema saab läbi tulevaste aegade. Joosep, kelle südame mõtlemistest evangelist meile jutustab, ei veeda sellel ajal mitte kergeid päevi. Erinevalt tänapäevasest Jumalast taganenud ühiskonnast elas enamik iisraellasi tervete arusaamade kohast perekonnaelu. Joosep teadis, et kihluse ajal ei olnud tal Maarjaga vahekorda olnud ning oma tundmatust päritolust lapse ootele jäänud kihlatu vaikne ja käratu hülgamine olnuks ilmselt kõige lihtsam lahendus kõikidele. Meedia vaevalt jõuaks seda üles võtta ja isegi kohalike uudiste raames võinuksid asjaolud varjule jääda. Selles olukorras oli vaja inglite teenistust, et õigemeelset perepead Joosepit ootamatus eriolukorras juhendada. Inimeste tegutsemispiire ületavad eriolukorrad toovad esile tõelise iseloomu, ent vajavad toimetulekuks erilisi meetmeid ja need meetmed tulevad ülevalt poolt. Ingli ilmumine ei tähenda tema kui erilise valdkonna esindaja enda erilisust, vaid üksnes Jumala ülesande esindamist maa peal. Üllatus peitub tema sõnades: Joosep, Taaveti poeg. Joosep paikneb Taaveti liinil ja nii paikneb seal ka tema kojas sündiv laps. See, et Jeesus on Taaveti poeg, saab päriselt selgeks alles hiljem. Nii nagu ilmutus ikka ajas kujuneb ja vastuvõtja jaoks täieneb. Jumala ingli kõne õigemeelsele Joosepile on oma sisult õiguskõne. Joosepi poolt õigeks tunnistatud poeg on Taaveti poeg, on Jumala poeg ja sellest tuleneb ootus, kas ehk temast saabki avalikuks ammu tõotatud Iisraeli päästja. Ingli ilmumine unes lisab selgust. Ingel meenutab esmalt prohvet Jesaja ettekuulutust tõotatud lapse sünnist ja kinnitab, et nüüd on see täide läinud. Et mida see sünd tähendab, seda peab selgitama ka lapsele antav nimi, mille andmine ei ole Joosepi meelevallas. Jeesus on tema nimi ja tema päästab oma rahva nende pattudest. Jeesus on kreekakeelne vorm teofoorsest nimest Joosua Jehoshua ehk Jahve on hüvang, Jahve on pääste. Pattudest päästmine on igasuguse paremusele pöördumise esimene samm ja alus. Vana testament on juba andnud tunnetuse sellest, et patud on Jumala ja inimese vahelise lõhe põhjus. Seega, kui inimesed on patused ja sellest päästmata on nad Jumalast lahutatud, piisab seesugusest seisundist, et kogu eluringis avalduksid selle tagajärjed. Jumalast eemal olemine on seisund, kus Jumal ei ole meiega. Ent sündinud päästja Jeesus on see, kellega koos saab teoks uus olukord ja see uus olukord ongi Jumal on meiega. Meie juurde tuleb ja inimesi meie pattudest päästev Jumal on Immanuel ehk Jumal meiega. Jõulud avavad meile õndsusloo uue etapi. Olgu ka need tänased jõulud meile uue õndsuse aasta alguseks ja tähiseks. Olgu Jumala õnnistus meiega nendel ja tulevastel aegadel. Amen.
Me kiidame sind, me kummardame sind, me austame sind. Me toome sulle tänu sinu kirkuses, Issand Jeesus Kristus, sa kõige kõrgema Jumala tõeline poeg, Isast igavesti sündinud ja ka tõeline inimene Neitsi Maarjast ilmale tulnud, meie Issand. Sinu inimeseks saamise ja püha sündimise läbi on Jumala au kõrges suureks saanud ja sinu läbi tuli rahu meile ja kõigile inimestele, kellest Isal hea meel on. Me oleme rõõmsad tema kalli jõuluanni pärast, et ta sind meile on kinkinud ja sinu suure helduse pärast, et sa meie juurde oled tulnud. Sina oled inimlapseks saanud, et meie Jumala lasteks saaksime. Sina oled vaeseks saanud, et meie rikkaks saaksime. Sina oled ennast alandanud ja sulase kuju võtnud ja meie keskel elanud, et meid Jumala palgesse uuendataks ja me taevas sinu juures jäädava eluaseme päriksime. Sina oled prohvet, keda Isa on läkitanud ja igavene valgus, mis on ilmunud täis armu ja tõtt meile, kes pimeduses ja surmavarjus käisime, ja suur ülempreester, kes ühe ohvriga on Jumalaga ära lepitanud need, kes usuvad ja keda pühitsetakse, ja oma rahva ainus kuningas ja oma karja karjane, kes sa meid patu, surma ja kuradi väe ja meelevalla alt oled päästnud ja meie keskel oma õiguse ja rahu, vabaduse ja elu kuningriigi oled asutanud. Me palume sind, Issand Jeesus, tee meid kõigil neil päevil oma rikka jõuluõnnistuse osalisteks. Tule meie südamesse, meil on sind tarvis ja me igatseme sinu järele. Valmista meid ikka enam enesele eluasemeks ja süüta oma armastuse tuli meie sees põlema, et Jumala kartmatu elu salgaksime ja sind nõnda teeniksime, nagu sulle meelepärast on. Pühitse meie kodusid ja tee nad asemeiks, kus sinu nime au elab. Aita sa, ustav Issand, et rõõmusõnum sinu armurikkast inimeseks saamisest kõlaks kogu maailmas, et ka need, kes sind veel ei tunne, meie juurde tuleksid ja koos meiega sind kiidaksid. Tulgu sinu sündimise mälestus igal pool õnnistuseks kõigile inimestele kogu maailmas. Vala rahu ja rõõmu välja meie maa, kiriku, rahva ja valitsuse peale. Iseäranis anname sinu armu hooleks kogu ristirahva, meie koguduse ja iseendi lapsed, lapselapsed ja ristilapsed. Sinu omad nad on, kaitse ja hoia neid, et nad kasvaksid tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Aga meid kõiki aita saada ja jääda Jumala lasteks, kes sinu nimesse usuvad ja praeguse aja kannatustes ja kiusatustes kindlasti usus seisavad. Ja viimaks, kui kaduvuse ja surma aeg on möödunud, siis võta meid oma lunastuse armust igavesse kuningriiki, kus sind palgest palgesse näeme ja uutel keeltel koos kõigi valitute ja taeva vägedega sind igavesti kiites laulame. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu